Meie saatekülaliseks täna on üks väga ihaldusväärne mees naiste hulgas. Hakkab peale, ta peab kogu kihima minema alustuseks, eks ole. Ja see mees on täis üllatusi. Ja viimati ma nägin sind paar päeva tagasi Kinder Surprise'i reklaamis. Võib see vastata tõele? Ei. Aga oled sa näinud seda reklaami ise, mis Facebookis liigub? Ja ei seda, see on absoluutselt, see vastab muidugi tõele. Kas sa ise tegid selle? Ei, ma ei tee ise üks asja. No ma ei tea, mis sa arvad, Kaur, mis seal sees võiks olla, kui sina oleksid Kinder Surprise? Ma ei tea, kokaiin. Ei taugu siis hakkab. Sinna kuradi, see on muuseas ju konteiner, mida kasutatakse väga tihti. Mina ei ole selle ala spetsialist. Ärme hakka sellest alast rääkima. Ma olen lihtne tarbija. Kuule, oota kokaiinist, vaata. Ma tahtsin sulle kunagi seda raamatut saata, aga sa ei andnud mulle oma aadressi, nii ma saan selle sulle isiklikult kätte anda. See on siis kirjutatud sinu mingi endise armukese poolt väidetavalt. Ja siin on selline koht on sees, mis on muutnud sind väga paljude naiste silmis üliatraktiivseks. Siin on koht siis niimoodi, kus tüüp, kelle nimi on Karl, kes näeb välja väga sinu sarnane, nii. Ja Karl lõi põhimõtteliselt oma peenise lauale. Ja naised olid kõik šokis, et mis saama, hiigelsuure peenise lõi lauale. Kaur. Ja siis võttis peenikest valget puru. Võttis peenikest valget puru, puistas peenisele selle peale ja ütles naised, nüüd hakkame kaks šotti tegema. Kas see vastab tõele? Kas sa oled niimoodi peenise pealt naistele kokaiini pakkunud? Ausalt käsi südamele? Jaa. Ei mäleta. Okei. Tulles nüüd kogu sellise vahu ja toreduse juurest ikkagi selle juurde, mis meil siin laua peal on. Ja meil on laua peal manifest. Ja see manifest on uue erakonna asutamise põhitõed. Sa oled asutamas praegu erakonda nimega Kurjategijate Eesti erakond. Ja. See tähendab siis seda, et sinna saavad kuuluda ainult kurjategijad? Või? Ei, sinna saavad kuuluda põhimõtteliselt nagu kõik inimesed, sellepärast, et meil vist on selline asi, et karistusregistris on juba meil lähes 500 000 inimest ja kõige edukamad kurjategijad on need, kes ei ole lihtsalt vahele jäänud. Et neid, ma arvan, on ülejäänud 2,5 miljonit inimest. Sa oled siis võtnud sellise segmendi, mis on põhimõtteliselt nagu kõige suurem, laiem valjaskond Eestis. See on see, mis meid tegelikult ühendab, et me oleme kõik kurjategijad. Ei mingid rahvused, ei seksuaalsed sättumused, ei poliitilised vaateid, vaid tegelikult ühendab meid see, et me sooritame kuritegusid kõik. Erineval vähemal. Ja kui palju sa ise oled kunagi kuritegusid sooritanud? Ma proovin nagu rääkida neist asjadest, mis on aegunud, Aga ma saan aru, et meil ju istub siin seltskonnas üks rahvusvaheline kurjategija, eks ole, niimoodi, et kas sa kohe praegu ühined või umbes poole minuti pärast? Mida teha, et rahvusvaheliselt tunnustatud kurjategijana, kuidas saaksin esitada avalduse, mida ma tegema pean, kas see erakonnast saab üldse asja või see mandub sama kiiresti nagu Rohelised või Reformierakond? See sõltub inimestest, et ma panin nihilist.fm-i selle üleskutse üles, et need inimesed, kes tahavad seda erakonda, saavad kanda ühiskassa siis Abtšaki nagu ajutisele peremehele nagu raha. Kas cash'is saab ka anda? Ja põhimõtteliselt saab, aga ma ei viitsi väga nussida selle cash'iga praegu, et teeks nagu ülekand... Cool, jah. Ma ju viitsin Meie tuleme. Ma viitsin. Ma olen nii vaene inimene, ma võtan iga 500 eurose vastu. Et kuhu me jäimegi? Kallid erakonnakaaslased, et ühesõnaga seal on üleval nagu üleskutsed, kes tahavad MTÜ-d kannavad raha ja siis kui on 50 inimest koos, ma teen MTÜ, kui on 500 teen erakonna. Ma ütlen sulle, Kaur, sa oled võimekas mees, või jamada selle kuradi asjaga, et võtta, kas sa ei võiks lihtsalt kuulutada terve karistusregistri erakonna liikmeteks ja oleks asi tehtud? Omaette väike kuritegu juba. Mulle ikka meeldib see, kui inimesed ise tahavad. Et vaata, see teine tee oleks selline meie põhilise eeskuju tee. Elada ise ja lase ka teistel elada on teie põhiline eesmärk. Jah. Okay. Ma arvan, et eriti hea punkt siin selles manifestis on see, et inimestele jagatakse
relvad kätte, et ma tean, et Eesti inimesed ihaldavad relva. Ma usun nagu sellesse, et inimestel on relvad ja et see peame arvestama teineteisega seda ja me peame nagu oleme selleks valmis, et see, kus sa nagu kaagutad, see järgmine hetk sa pead seda tegema. Kas te välispoliitika peale olete mõelnud või et kuidas nagu välissuhtlus hakkab peale, kui näiteks saab kurjategijate Eesti erakond võimule, kas me siis kapseldume sellesse tõmbame kupli peale ja elame seda väikest ühiskonda nagu sellest Vastupidi, et kui sa vaatad, et see töö pealkiri on praegu kurjategijate Eesti erakond, et kurjategijaid on igal pool, et kõikide grupeeringutega loome väga südamlikud suhted. Eesti inimene tunneb, et igal pool teda grupeeringud kaitsevad. Alati oleme riiklikul tasemel valmis tegema kahtlasi diile kõikide välisriikidega, sellepärast et Eesti inimestel on elu üks ja raha võiks alati rohkem olla. Õige ja mõnes mõttes... Mina tunnen väga turvaliselt. Ja Harley Davidsonid on poole hinnaga, ma arvan, võiksid olla. Ja persest tšiklid ei ole mõtet. Aga hästi oluline punkt on see, mida me ka mõtleme nagu elukaare ja pensionäride poliitika. Kõik ravimid pensionäridele tasuta. Aga sealhulgas ka need ravimid, mis nad õnnelikuks teevad. Kas ma tohin küsida, mis hetkest pension nagu, mis vanusest hakkab, sest et tundub, et... Vaataks näo järgi. Ja et see, kes tahab pensioni minna, mingu. Täpselt ja nooruslikud inimesed, palun tegelege oma asjadega, proovige vangis ära käia. Teile siis, ma kordan veel üle, et ravimid saavad tasuta olema. Ravimid saavad tasuta olema, on ju nii? Ja ravimid tasuta. Palju sul veel puudu on neid jorsse, keda täna hommikul vaatasin, 50 oli neid vaja, täna hommikul oli, möödunud nädal panime selle üles, tänaseks oli 25 inimest raha kandnud. Tee veel 28, nii et 22 inimest on puudu. Kuulge jah, sõbrad seal kodudes, lõpetame nüüd selle reklaamsaate ja lähme päris saate juurde ja selle aja jooksul, mis kestab suure tõenäosusega umbes 6 minutit, saate te ära käia kuritegelikus pangas ja kanda Kaur Kenderi arvele mõnikend rutsi. Nüüd on aga Nihilist.fm vaadata, vabandust, et kuule, äkki sa tahad kaubamärgi uuesti öelda või midagi? Küll nad leiavad, et paneme tiitri. Nihilist.fm Nüüd aga vaatame riigivastast kuritegu või tulevast riigivastast kuritegu, sest et ebaseaduslik piiririkkumine seda saab olema. Ja mina limpsin tuplat.